aga kannatame ära. Käibemaksu tõus 24% tasemele 1. juuli 2025. Inimeste tulumaksu tõus 24%-le. Juriidilise isiku tulumaksu tõus 24%-le. Ettevõtluskonto maksu tõus 2% võrra. Erisoodustusmaksu tõus 2% võrra. Maamaksu tõus kuni 50%. Bensiini, diisli, elektri, gaasi aktsiisi tõus. Bensiini aktsiisi tõus 1. juuli 2026. Ladestamistasu tõus. Vee erikasutustasu tõus. Kaevandustasude tõus. Alkoholiaktsiisi ja tubakaaktsiisi tõus. Riigilõivude tõus. Jäätmereformi tasu tõus. Elektrisagedusreservi tasu. Elektrisaartalituse tasu. Elektrivõrkude rajamise lisatasu. Põlevkivitasu määrade tõus. Keskmisest väiksema pensioni täiendav maksustamine. Vanemahüvitise väiksem ülemäär ning koduse ema-ravikindlustuse tühistamine. Maamaksu tõus kuni 100%. Kodualuse maamaksu vabaduse kaotamine riigi tasemel. Nii me olemegi varsti finantsvabaduse saavutanud. See tähendab finantsidest vabad. Vabandage väga, aga mida suguühet? Peab vist kuhugi mujale elama minema. Hea ikka, et ma vaene olen. Pole mida ära anda. Mult eile just üks lääne-eurooplane küsis, miks te ei streigi, eestlane laseb endale pääse keerata lihtsalt. Prantslased ja sakslased oleks juba 10 kuud tagasi riigipöörde teinud. Olen ära olnud 21 aastat, tuleks koju tagasi, aga mitte sellisesse riiki. See räpane diktatuur peab kaduma kõikjalt Eestist. Valitsus peaks hoidma, kaitsma oma rahvast, et inimesed tunneksid turvatunnet, hoolivust ja tundma uhkust oma riigi üle. Aga seda ei ole, vastupidi, rahvast lämmatatakse valitsuse poolt, kes oma 20% rahva toetusega hävitab riiki ja rahvast. See ei ole demokraatlik, veel vähem õigusriik. Kurb on vaadata toidupoes vanu inimesi, kes kätte värisedes otsivad kollaste siltidega tooteid, odavam ju. Needsamad tänased pensionärid on meie riigi üles ehitanud, jätnud sinna oma nooruse ja tervise. Needsamad inimesed peaksid elama täna inimväärset elu, sest nad tegid kõik selleks, et meie lastel oleks hea elada siin riigis. Aga mida teeb valitsus? Valitsusel pole sooja ega külma Eesti lastest, Eesti rahvast. Sina Eesti riigi südametu, valelik diktaator Kristen Michal, kas nagu rahva ees häbi ei ole, jälgides ülekandeid Toompealt, sa häbenemata irvitad rahvale näkku, kao minema, nagu ütles. Teele Arnole, riigi ja rahva hävitaja, kohutav riik tänu sellisele valitsusele.